Kuidas aitavad turistid maailma kriisikolletes rahu tagada? Üldjuhul vähendab igasugune poliitiline ja majanduslik stabiilsus turistide arvu, kuid järjest enam on neid inimesi, kes otsivadki rahutuid piirkondi. Pärast konflikti on sageli olukord, kus inimesed ei ole võitjate tegevusega rahul ja kui elu ei lähe paremaks kui enne konflikti, võib puhkeda uus sõda. Konfliktide taaspuhkemise või mujale kandumise vältimiseks annavad arenenud riigid kriisikolletele tavaliselt arenguabi. Kuid sageli ei jõua see suure korruptsiooni tõttu abivajajateni. Lisaks majanduslikele probleemidele tunnevad inimesed kriisikoldes ennast sageli muust maailmast kõrvale jäetuna. Ja turist võib lisaks majanduslikele abile olla ka nendele oluliseks emotsionaalseks toeks ja väärtuste ümberkujundajaks. Turistid eelistavad humanitaarabiorganisatsioonidele annetamise asemel viia raha ise nendeni, kes seda vajavad ja selle teenimiseks ka turismiteenuse näol vaeva näevad. Kindlasti on konfliktijärgsesse piirkonda reisimine riskantne, kuid kui teha põhjalik kodutöö ja minna piirkonda peale kriisi, mitte selle toimumise ajal, siis on riskid väiksemad kui Berliini või Pariisi külastamisel. Iga turisti kulutatud euro või dollar ja poetatud naeratus aitab parandada kohalike inimeste elujärge, hoida ära uue konflikti puhkemise ja tagada maailmas rahu.